Orjandusel on olnud suur mõju inimkonna ajaloole juba antiikajast. Seda on leidunud igal kontinendil ja mõnes maailmajaos võime seda kohata ka tänapäeval. Räägime, milline on olnud orjandus läbi ajaloo ning mis on vahe orjusel ja pärisorjusel. Mesopotaamias olid orjad rüüsteretkedelt võetud vangid. Sumerid pidasid end taevalikuks rahvaks, kellele oli Jumala poolt antud kõrgem staatus. Sellega õigustati ka teiste orjastamist. Orjus oli tohutu osa iidse Lähis-Ida tsivilisatsiooni funktsioneerimisest. Orjade töö sõltus nende füüsilisest võimekusest. Tugevad mehed saadeti tööle ehitusele või põllule ning naisi ja hädiseid mehi kasutati koduste tööde tegemisel. Kuigi orjade järeltulijad olid automaatselt ka orjad, oli siiski orjadest tihti suur puudus ning neid tuli importida. Orjad toodi riiki laevadel, millel olid ka mereannid. Neid müüsid tavaliselt kaupmehed ehk orjad olid osa tavalistest kaubasaadustest. Puudusid spetsiaalsed orjakaupmehed. Vana-Egiptuses olid orjad kas sõjavangid, kriminaalid, sisseostetud või orjandusse müüdud vaeste egiptlaste lapsed. Keskmiselt oli Vana-Egiptuses 300 000 töötavat orja. Kui vaatame kõiki Egiptuse uskumatuid ehitisi ja templeid, peame mõistma, et paljud neist ehitati orjatööga. Orjad olid Vana-Egiptuses väga olulised ning suur osa tööjõust. Kuid neid kasutati ka paljudel muudel eesmärkidel. Orjad olid majateenjad, aednikud, talutöölised ja andekamad olid ka muusikud ning meelelahutajad. Suurim osa Vana-Kreeka orjadest olid sõjavangid, kuid leidus ka kohalikke, kes oli sattunud raskesse majanduslikku olukorda. Orjasid võis osta ja vahendada ning nad kuulusid omanikele. Nende kasutus oli väga mitmekesine. Peamiselt tegid orjad füüsilist tööd põllumajanduses, majapidamistöödes ja ehituses. Orjandus kestis Vana-Kreeka ühiskonnas pikka aega. Kuigi orjanduse suhtes oli erinevaid seisukohti ja praktikaid eri perioodidel ja piirkondades, oli see Vana-Kreeka ühiskonnas oluline. Vana-Roomas oli orjandus laialdaselt levinud ning orjade päritolu oli erinev. Orjad olid nii sõjakäikudel saadud kui ka kohalikud vangid. Orjad täitsid mitmesuguseid rolle, näiteks põllumajandustööd, ehitus, teenijad ja isegi meelelahutus, näiteks gladiaatorid. Orjadel ei olnud ühiskonnas ametlikku staatust ja neid peeti omandiks, kui nende olukord varieerus sõltuvalt sellest, millises valdkonnas nad töötasid ja millise peremehe teenistused nad olid. Mõned orjad olid hästi koheldud ja neil oli võimalus teenida oma vabadust, samas kui teised talusid karmi kohtlemist ja pidid elama äärmistelt halbades tingimustes. Vana-Roomas kujunes välja nimetus, kõnelevad tööriistad, mis väljendab vanaroomlaste suhtumist orjadesse. Orjad olid nagu tööloomad, keda võis vahetada, osta ja kohelda omaniku soovi järgi. Vana-Roomas arenes pärisorjus välja keisririigi ajaks ja suurim osa pärisorjudest olid vaesed talupojad. Orjandus oli ka Aasia ajaloolistes ühiskondades laialt levinud. See varieerus erinevates piirkondades ja ajaloolistel perioodidel. Hiina ajaloos oli orjandus kasutusel eriti põlluharimise ja ehitustööde valdkonnas. India ajaloos oli samuti orjandus tavaline nähtus, eriti ajaloolistes kuningriikides ja impeeriumites. Orjandus eksisteeris ka Lähis-Idas ja Pärsia impeeriumis. Orjanduse erivormina võib mainida haaremi orjasid. Osmanite impeeriumi keiserlik haarem või ka Osmanite sultani haarem oli institutsioon, mis koosnes naistest, teenijatest ja teistest. Sellel oli Ottomani jõukonnas oluline sotsiaalne funktsioon ja ka poliitiline mõjuvõim. Paljud ajaloolased usuvad, et haaremi orjad, kellel oli erinev etniline ja usuline taust, tegid suurt lobitööd, et mõjutada Osmanite vallutussõdade geograafiat. Kokkuvõttes oli orjandus oluline majandusliku tootmise ja võimuallikas paljudes Aasia ühiskondades enne järkjärgulist hääbumist erinevate ajalooliste ja sotsiaalsete muutuste tagajärjel. Orjus Ameerika kolooniates sai alguses 17. sajandil transatlantilise orjakaubanduse kaudu, kus lääne-aafriklased viidi laevadega Ameerikasse, rohkem lõunaosasse. Seal olid nad Briti kolooniate käsutuses. Kiiresti muutus orjus kolooniate seas levinuks ning selle kasutuselevõtt pani lõuna agraarmajanduse õitsele, tootes põhiliselt puuvilja, tubakat ja suhkrut. Ameerika orjust iseloomustasid jõhkrad tingimused, sunnitöö ilma palgata ja inimeste dehumaniseerimine. Orjad said harva mingit haridust ja neid peeti asjadeks, mitte inimesteks. 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses hakkas orjuse roll ja eetika muutuma. USA põhjaosa hakkas industrialiseeruma ja nägema orjapidamist ebainimliku ja mitte majanduslikult kasulikuna, mis viis abolutsionismi liikumiseni, samas kui vähem tööstuslikult arenenud lõunaosariigid lootsid majanduskasvu jaoks endiselt orjandusele.
see tõi kaasa lõhe põhja, kes soovis orjust kaotada, ja lõuna vahel, kes soovisid hoida seda peamise majandusjõuna ja pidasid afroameeriklasi rassistiliselt madalamateks. Orjus Eestis mõjutas tuhandeid inimesi mitme sajandi vältel ja sai alguse Eesti muinasajal. Teadaolevalt olid Saaremaal ligi veerand elanikest orjad, kes olid valdavalt sõjavangid ja nende järglased. Päris orjus kujuneb välja keskaja lõpus. Eestit on sel ajal vallutanud ja koloniseerinud paljud erinevad võõrvõimud, nagu Taani, Saksa ordu ja Rootsi riik, kes kõik kasutasid Eesti talupoegi orjatööjõuna oma majanduslike eesmärkide saavutamiseks. Kõige esimesena hakkas siin orjuse lõpetamisest rääkima Torma kiriku pastor Johann Georg Eisen. Kahjuks jätkus Põhjasõja järel Venemaa keisririigiga liidetud Eesti alal pärisorjuse tugevnemine ja seda toetas 1739. aastal välja antud Rooseni deklaratsioon. Alates keskajast Euroopas orje ei kasutatud, ent majandus põhines mittevabal tasustamata tööl. Näiteks varustasid Euroopa riikide kolooniad ja USA Euroopat suhkru ja tubaka, puuvilla ja muuga orjade abil. Lisaks levisid 18. sajandist pärit valgustusajastu idee, et ühiskond peaks eelkõige käituma väärikalt ja igal töötajal peaks olema tahtmist tööd teha. Usuti, et orjandus on ebamoraalne ja pidurdab ühiskonna arengut. Kesk- ja Ida-Euroopas ja Venemaal töötasid põllul pärisorjad. Samal sajandil kaotati pärisorjus Saksamaal, Preisimaal, Baierimaal, Balti kubermangudes, Ungaris ja Horvaatias. Viimasena vabanesid Rumeenia pärisorjad 1864. aastal. 19. sajandil leidus Ameerikas ligikaudu 4 miljonit orja, mis oli 13% kogu elanikkonnast. Põhja-Ameerika muutis järk-järgult oma arvamust orjandusest, mistõttu keelustati seal 19. sajandi alguses orjapidamine. Lõuna-Ameerikas orjade arv mitmekordistus. 1861. aastal valiti Ameerika presidendiks Abraham Lincoln, kelle üks peamisi lubadusi oli orjanduse kaotamine. Aasta hiljem otsustasid 7 lõunapoolset osariiki moodustada konföderatsiooni ja võtsid vastu orjandust toetava põhiseaduse, mida Lincoln ei tunnistanud. Lahkuarvamus viis Ameerika kodusõjani, mis toimus president Abraham Lincolni juhitud põhjaosa ja Ameerikast lahku löönud lõunaosariikide vahel. 1865. aastal võitis põhjaosa ja seejärel vabastati Lõuna-Ameerikas orjad seaduse alusel. Mis vahe on orjal ja pärisorjal? Pärisori ja ori kuulusid mõlemad omanikule. Neid tohib osta, müüa, vahetada ja omaniku äranägemise järgi karistada. Orjal ja pärisorjal võib olla küll perekond, kuid siis on ka nemad, orjad või pärisorjad. Mitte kummalegi neist ei maksta palka. Sellegi poolest pole ori ja pärisori sama asi. Orjal ei ole omandit, ta saab oma riided ja söögi omanikult ning samuti elab ta isanda juures. Pärisori aga peab ise oma toidu ja riided hankima, ta on seotud oma taluga või maaga ning ta saab osa oma kasvatatud viljast ise ära kasutada.